Tere tulemast Musta kassi lugemise neitsid. Siin on lugemine teile nädalaks 12 kuni 18 jaanuar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab siin õigluse kaardiga. Et kui teil on vajadus lepinguid allkirjastada, kusagil ametiasutustes käia, siis olge väga hoolas, et lugege läbi kõik lepingud, hoidke kõik oma tšekid, kviitungid alles, et pärast ei oleks mingit jama. Et õiglus tähendab seda, et asjad peavad olema korras, ausalt aetud, ei mingit kavalust. Edasi tuleb poodukaart. Poodukaart, te seisate siin pea alaspidi. Mina ütlen seda, et minu jaoks tähendab poodu seda, et kusagilt tuleb üllatus. Et midagi sellist, mida ei oska oodata. Ja kuna siit edasi tulevad rahakaardid, siis ehk tuleb mingi leping, kus õiglus on teie poolel, toob teile näiteks mingit rahalist lisatulu. Sest rahaline seis on siin kaartides teil küll väga hea. Et teil on olemas absoluutselt nagu selline taskuraha, te võite kulutada, teil on olemas ka kindel seljatagune müntide 10 näol, teile endal ja teie perel on nagu rahaasjadega kõik korras, teil on kodu, laenudega olete te ka nagu järje peal, kui teil mõni on võetud, siis te suudate neid maksta, kui ei ole võetud, on see väga tore. Siis siit edasi juba tekib see, et kui teil kõik seal nii hästi läheb ja teil on raha. Vot siin all on minu jaoks on see üks selline kaval müügimees, kes üritab teilt mingil moel raha välja petta. Et olge siis hoolas oma rahaasjades, et ärge jagage PIN-koode kellelegi. Ärge kuulake kõike, mis teile nagu niimoodi räägitakse, et kõik ei ole kuld, mis hiilgab. See on varaste kaart. Ja kui vargad ikka ajavad oma näpud kuhugi taha, siis olge lihtsalt valvas. Aga mõõkade äss ütleb seda, et te näete seda läbi. Te näete seda kavalust läbi ja lõikate sõna otseses mõttes sellel müügimehel sõnad suust. Ajate ta minema, lööte tema nina lukse kinni ja ütletegi talle, et tagasi pole vaja enam tulla, et tema teeneid ei vajata. Aga ega ettevaatus tuleb alati kasuks. Ettevaatlik tuleb ikka olla, eriti kui te olete siin saanud mingisuguse rahalise süsti. Te pole ennegi väga kehvas seisus, aga ega siis raha pole meil kunagi liiga palju. Ja nädala lõpetab meil mõõkade 4 ja mõõkade 4 ütleb, et kogu see lahing on nüüd möödas. Te võite rahulikult võtta, te võite rahulikult nädala vahetusel puhata, nautida pere keskel olemist, võib-olla mõnda head filmi, minna teatrisse näiteks või hoopis tantsima kuhugi. Et puhake ja ärge mõelge nädalavahetusel enam tööasjade peale, et te olete saanud siin nädala sees piisavalt juba mõelda, närve kulutada ja et pole enam nädalavahetust, te võite lihtsalt nädala lõpus rahulikult võtta. Et puhake ja tundke elust rõõmu, sest teil on, mille üle mõelda, mille eest tänulik olla ja et ka rõõmu võite tunda rahulikult. Aga ma olen teile sellel nädalal võtnud ühe lisakaardi enda karmatervenduse kaardipakist ja vaatame, mis kaart teile siis tuli. Et see on nagu see kaart, mis ütleb, et seda, mida sa külvad, seda sa lõikad. Et see on nagu see karma bumerangi kaart või midagi sellist, et mida sa külvad, seda lõikad, et külvake siis ilusaid asju, et teil oleks ilusat saaki koristada, et ärge tehke siis kellelegi liiga tahtmatult või tahtlikult, et see tuleb endale kuklasse kivina tagasi. Soovin teile ilusat nädalat, tehke õiged valikud, ärge laske ennast ära petta ja puhake.
sest puhkama ikka peab, muidu te töötate üle ja olete stressis. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like, pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.